Tere! Minu nimi on Grete ja ma räägin sellest, kuidas midagi, mille juured on minevikus, võib meid mõjutada meile teadmata väga pikka aega. Olin 16-aastane, kui sõitsin turismigrupiga Gruusiasse. Ööbisime linnast väljas. Viimasel õhtul enne tagasisõitu sõitsime ühe tüdrukuga õhtust tuledes pealinna vaatama ja ühte ilusasse parki mäe otsas jalutama. Tutvusime seal 2 kohaliku noormehega, ajasime juttu ja kui aeg oli juba hiline, siis need noormehed juhatasid meid taksoparki ja palusid ühel taksojuhil meid ööbimiskohta viia. Ja ise need noormehed läksid ära. Taksojuht käis helistamas, tuli tagasi ja ütles, sõidame nüüd hoopis minu sõbra juurde pidu panema. Kõik käis väga kiiresti. Teine tüdruk hüppas kiiresti autost välja, mina proovisin teisest uksest välja põgeneda, aga taksojuht haaras mul hästi tugevasti käest kinni ja mul ei õnnestunud ennast lahti rabeleda. Ja ma jäin siis sinna autosse ja hakkasime sõitma. Ta käskis mul esiistmele istuda, tal oli veel teisigi soove. Ma olin siis võõral maal, üksi, võõras autos võõra mehega. Ja kui me olime mingi aeg sõitnud, keeras ta metsa vahele tee pealt välja ja peatas auto. Ta hakkas mulle peale ronima, aga kuna ma olin täiesti kehast kange, siis ta ähvardas mind noaga. Ma ei tea, kuidas, aga kuidagi ma suutsin ennast tema alt välja rabeleda ja autost välja saada ja ma hakkasin täiesti jõust jooksma. Ma käisin tollal kergejõustikutrennis ja olin päris hea jooksja. Siis ma jooksin ja jooksin ja jooksin ja jooksin, jõudsin maanteele ja mul oli meeletu hirm, et ta tuleb mulle järgi. Ta tuligi mulle järgi. Ta sõitis autoga mu kõrval ja siis igasuguste lubadustega nagu veenis mind, et ma tuleksin autosse tagasi. Aga loomulikult ma ei teinud seda, ma jooksin edasi. Mingil hetkel ma jõudsin ööbimiskohta, ronisin sealt üle aia ja olin šokis, värisesin, aga läksin siis oma ööbimispaika ja täiskasvanud, kellega reisil olin, nemad ka pidutsesid, kuna oli viimane reisiõhtu ja ma sellest kellelegi midagi ei rääkinud. Ma ei rääkinud ka sarnastest olukordadest edaspidi kellelegi. Ühest vahejuhtumist lapsehoidjana ja ka sellest, kuidas, kui mul ei olnud kuskil Tallinnas ööbida, läksin ükskord kaasa vale seltskonnaga lennujaamast ja kord kaugsõidubussis tuli mu kõrvale üks mees. Neis olukordades oli mul sageli tohutu halvav hirm. Mingil hetkel sain kristlaseks, aga kõik mu hirmud ja kompleksid ei kadunud. Ja mõistmata nagu nende hirmude tagapõhju ma harjusin nendega elama. Mäletan, et töötasin kord ühes kohas, kus turvamees käis regulaarselt ringkäiku tegemas ja iga kord, kui ta uksest sisse tuli, miski käis mu seest läbi ja ma läksin pingesse ega teadnud millest. Oli mitmeid olukordi, mis tekitasid minus hirmu. Olin palju aastaid olnud usklik, mul olid mitmed pühavaimuannid, ma teenisin koguduses kaasa ja kord ühel õhtusel palveteenistusel, kui minu pärast tuldi palvetama, hakkasid teemonid manifesteeruma. Viimane, keda ma reaalselt nägin enda seest välja minemas, oli Hooruse vaim. Mineviku olukordade ja inimeste kaudu oli tulnud meeletu hirm, aga mitte ainult hirm, vaid ka valed vaimud. Sellel õhtul Jumal vabastas mind eestpalve kaudu, aga protsess jätkus. Mõni aeg tagasi, ühel hilissügisel tundsin vajadust võtta paastu ja palveaega. Leidsin netist hea asukoha ja hinnaga pakkumise. Kohale jõudes selgus, et majutaja on pikka kasvu vene mees. Ta näitas selle ööbimispaiga ära mulle ja läks natuke aega mööda, tuli teine mees. Ja ta tõi sellele aadressile mingi kirja ja see mees oli selline tõmmu.
Päeval käisin mere ääres ja siis, kui ma hämardudes sinna majja läksin, hirm hakkas tulema. Mõlemad mehed tekitasid minus hirmu. Ma ei saanud magama jääda. Mul oli väga reaalne ja halva hirm, et üks neist meestest või mõlevad, nad tulevad, vägistavad mind ära ja raiuvad tükkideks. Hirmu vaimul, mis ei lähtunud Jumalast, oli rohkem meelevalda minu üle kui Jumala vaimul. Meeletu, mõistuse vastane, kõike haarav hirm. Vajadus hoida tuli põlemas, silmad lahti, et kontrollida olukorda. Ma olin hommikul täiesti magamata, kurnatud ja ma mõtlesin, et teiseks ööks ma sinna ei jää. Ja ma tegelikult olin ka nagu pettunud ja pahane, et ma küsisin Jumalalt, et miks sa mind siia üldse saatsid. Ja siis sain Jumalalt vastuseks, et näidata sulle su hirme. Ja siis ta ütles veel, jah, sul on võimalus koju põgeneda või jääda ja võit ära vormistada. Ja siis ma sain kirjakoha 5. Moosese 9. Kuule, Iisrael, sa lähed nüüd üle Jordani, et minna alistama rahvaid, kes on suuremad ja vägevamad sinust, linnu, suuri ja taevani kindlustatuid, suurt ja pikakasvulist rahvast, anaklasi, keda sa tunned ja kellest sa oled kuulnud, kes suudaks seista anaklaste ees. Tea siis nüüd, et Issand, su Jumal on see, kes käib su ees nagu hävitav tuli. Tema hävitab neid ja alandab nad su ees. Siis ajad sina nad ära ja hukkad kiiresti, nõnda nagu Issand sulle on öelnud. Ja kui Issand teid läkitas Kaades Barneast öeldes, minge ja vallutage maa, mille ma teile annan, siis te panite vastu Issand oma Jumala käsule, ei uskunud temasse ega kuulanud ta häält. Nii siis ma jäin ja järgmisel öösel ma võitlesin, ma sõdisin ja ma võitsin. Ja Jumal pani mulle midagi veel südamesse. Kui ma olin sealt ära läinud, ma läksin mõne päeva pärast palvekliinikusse ja seal oli tiimi, üks liige oli mees. Ma usun, et Jumal juhtis seda nii. Ja see mees palus kõigi meeste esindajana minult andeks. Ja meeste kohta räägitud kuradi valed said tühistatud, ma sain vabaks hirmust, süüst ja ka ohvriseisusest. Ma andsin nendele inimestele andeks ja lasin nad vabaks ja ma sain ise ka vabaks. Ma olen andeks andnud, palunud ja andestanud ka endale. Me ei võitle inimestega, vaid pimeduse meelevaldadega ja saatana vale meile võib olla, et sa oled nii kaua usklik olnud. Mõtle, kui häbi, kui keegi teada saab, millega sa võitled. Aga tegelikult täna Jumal tahab öelda, et ükspuha kummal pool sa oled. Kas sa oled see, kes on ohver või see, kes on kedagi ära kasutanud, siis Jumal tahab vabastada ja puhastada kõiki ja kunagi pole hilja saada vabaks. Jumal teeb uut, ta on uute alguste Jumal ja ta ütleb, lase end vabastada. 2. Timoteuse 1.7. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ja 5. Moosese 28. Ja Issand paneb sind peaks ja mitte sabaks. Ja tahaks koos palvetada, aga üks sõna, mis mul tuli kohe, kui ma selle sõnumiga sain, oli see, et kellegi elus on autoriteetide kaudu tulnud hirmud ja Jumal tahab nendest vabastada. Palvetame. Isa, me täname sind selle eest, kes sa oled, et sa oled suur, võimas, vägev ja sa tahad vabastada. Ja me seisame vastu kõigile teemonlikele meelevaldadele, mis inimesi seovad. Saagu need paljastatud ja purustatud Jeesuse nimel. Jumal, tulgu sinu vabastav vägi esile nüüd, täna, siin, praegu ja ka kõigi nende jaoks, kes on ekraanide taga täna või hiljem, et inimesed ei oleks hirmude orjad, vaid saaksid tõeliselt vabaks Jeesuse nimel. Tule, püha vaim. Aitäh sulle, Jumal. Aamen.